aga Pille Lehis istub siin mul esimeses reas rõõmsa näoga hetkel veel. Ma võin öelda, ta ei näe teada. Sellega ma palun tema siia siis minu kõrvale siia lava peale roosasse tooli, et siis temaga natuke alustuseks sellise avakõne asemel hoopis natukene arutada asju Andmekaitse Inspektsiooniga. Miks sa valisid endale sellise ameti nagu Andmekaitse Inspektsioon? Sa oled ikkagi inspektor. Et see tähendab ühte asja, et midagi meeldivat sinu välja ilmumine kunagi kellelegi ei tähenda. Kuidas sa sellega toime tuled? Jah, see on hea küsimus, et põhimõtteliselt olen ma nagu peainspektor isegi, on ju. Riigi peainspektor, jah. Kõigil tekib halb see kuju. inspektsioon, see nimi tõsi, tõepoolest pelutab natukene. Ja mis seal salata, et ega üks esimesi asju, mis ma inspektsiooni peadirektorina tegi, oli nimetasin kõik inspektorid juristideks. Ja seal tegelikult sel hetkel, kui mina sinna organisatsiooni sisenesin, siis olid seal ka väga palju direktoreid ja siis mu endised kolleegid viskasid nalja, aga et see on ainukene amet või ütleme siis asutus, kus on põhjendatud olema peadirektor, sest seal on teisi veel. Et sai sellise positsiooni endale võtta, jah? Jah, sest muidu on niimoodi, et ma ei tea, ükskõik mis muu ameti võtame, Maksu- ja Tolliamet, seal on peadirektor, aga rohkem ühtegi direktorit pole, kelle peadirektor või mille pea ta siis on. Aga jah, et inspektoreid tegelikult inspektsioonis enam mitte ühtegi pole. Nii et ainult selline ametinimi on meil jäänud, aga tõsi, teatavat skepsis minus nagu tekitas sellele kohale. No aga siiski, kui Andmekaitse Inspektsiooniga tegutsema hakkab, kas sa oled mõnikord tegutsenud ka selles, et kellelegi öelda, et oi, kui hästi te teete, et oled nii tubli asutus või nii tubli ettevõte või nii tubli, et te kõike seda teete. Kui palju selliseid case on? Absoluutselt. On tulnud ette tõesti, jah? No millal tuli viimane selline ette? Me oleme isegi, jah, nüüd konkreetseid näiteid ei meenutanud, ei ole, tõesti ei tuletanud nagu meelde, aga me oleme isegi pärast järelevalvet kiitnud osasid, kuigi on siis menetlus nagu lõpetatud. Olete nuheldanud ja pärast olete kiitnud? Ja oleme kiitnud sellepärast, et nad on selle tulemusel kõik kenasti korda teinud, nii et selles mõttes, et ega see nagu teekond ei lõppe ja ega see ei pea lõppema ka sellise nagu üksteise vihkamisega, eks ole, et juhtus midagi, see on nii nagu muus elus ka, et olgu, et läheb midagi valesti, siis ma ikka alati tsiteerin seda legendaarset Jüri Ratase lauset, et mul on väga kahju ja ma vabandan, et siis teed selle ära ja siit läheme nagu edasi sõpradena, et ega see ei ole kunagi nagu lõpp, ütleme nii. Nii et igal juhul ma alati julgustan ka neid, kes on siis meie järelevalve rataste vahele jäänud korraks ikkagi nagu et see on töö nagu iga teine, meie teeme oma rolli, nemad oma rolli ja kui see on lõppenud, siis saab alati sõbralikult edasi minna. Mis sul endal on siis selline kogemus? Mina rääkisin oma kogemust andmekaitsega. Mis sul endal on, päris, kõigil tuleb meil ju andmekaitsetega tegemist. Mis sul endal on selline kogemus, mis sul on tulnud ette näiteks oma andmete kaitsmisega? Jaa, loomulikult minu andmed olid samamoodi selles apoteeka juhtumis, on ju, mis siin ajakirjandust läbi käis, selles suures andmelekkes. Mul oli hea tuttav, kelle siis andmed ühes teises suuremas andmelekkes, mis puudutas meditsiinisektorit nimesid nimetamata, et küllap me sellest saame veel pärast rääkida, aga tegelikult mul täiesti eile mängis huvitava juhuse kätte ja kuna see konverents on suunatud väike keskmisele ettevõtjale, siis mul oli mitte niivõrd nagu ühesõnaga, ma sain sellise kogemuse osaliseks, kus ma nägin seda, et mis ettevõtluses nagu andmekaitse küsimustes veel nagu puudu on või kust ikkagi või ütleme, et pani niukest nagu kõlgu kehitama või siuke nagu nördima taaskord. Ühesõnaga, lugu selline, et mul poeg soovis minna ühte trenni katsetama laupäeval ja selleks, et sinna trenni nagu minna, ta pidi kõigepealt ühel kodulehel tegema konto endale. Tegi rahulikult ära, ta on alaealine, 15-aastane, tegi valmis, on ju, mina maksin seal selle osalemistasu ära, registreeris sinna konkreetsesse trenni ja vaatas, kõik trennis osalejad seal all näha.
kõik eesperekonna nimi, ma mõtlesin, väga huvitav, eks ole. Et enamasti olid seal... Kuidas sa siis juhtinspektorina käitusid? Esimene asi... Kas või enne, kui hakkasid neid nuhtlema, viskasid ikka pilgu peale, kes trennis käivad? Ei no vaatasin huvi pärast ikka vaatasid läbi. Kes seal on ju. Ja olid enamasti naisterahvad. Oli selline esimene tähelepanek. Siis ma mõtlesin juba seal nagu, kuna ta oli konto juba loonud, on ju, et selles konto keskkonnas mõtlesin, et lähen vaatan, mis seal andmekaitse tingimustes kirjas. Äkki seal on kirjas, et see ongi, et me avaldame kõike. Ei leidnud neid kõigepealt. Siis läksin nagu eraldiseisvalt arvutis, otsisin selle äriühingu kodulehe üles, et sealt leidsin ülesse. Siis oli seal veel, sellest muidugi ei juttugi, aga lisaks oli seal veel kirjas, et alaealist andmeid me ei kogu. Ja kui juhuslikud need meile satuvad ja kui te olete lapsevanem või hooldaja või et siis andke meile teada, me kustutame need kohe ära. Hetk varem oli mu laps täiesti südamerauga sinna oma õige vanusega konto teinud, on ja. Ja siis ma muidugi ega inspektori hinge ei olnud... Sõbralik suhtlus hakkas peale. Te pakkusite teile juba oma teenust, mida nad ei soovinud teilt saada. No see võib-olla järgneb veel, aga et siis muidugi nagu inspektori hinge ei andnud rahus, mina läksin vaatama, et kes see äriühing selle taga on, et kes seda siis peab. Ja siis vaatan, et ta on oma põhitegevusalaks nimetanud andmetöötlus. Siis mõtlesin, kui tore siis, et ma panen oma põhitegevusalana andmetöötlus, aga sellest andmetöötlusest vaata, nagu väga hästi aru ei saa, mis ma saa. Avalikult töötlevad kõik andmed, kõik saad pilk peale visata ja vaada, et avatud organisatsioonid on palju väga moes. Aga tõepoolest, et me ei ütle nüüd, et nüüd sellele mingi tohutun sanktsioon nagu järgneb, aga sõbralikult see tekkis küll see hetk, et nagu tahaks kirjutada, et kuule, et äkki vaatad üle nagu need asjad. Kuidas see on tegelikult, kui me nüüd äriettevõtetest räägime, kas neil on tahtlus hästi teha oma andmekaitse asju ja et ei juhtuks selliseid asju, kas see on nagu kogemata, kas nad huvitavad selliseid, tahaksid hästi teha või teil tegelikult ka tahtlus puudub, et on kuidas? Ma arvan, et ikkagi päris, see on paremaks läinud ja nii nagu ministergi ütles, et see teadlikkus tegelikult kasvab nagu iga päevaga on ju ühiskonnas, sest räägitakse rohkem, see jõuab nagu nii üksikisikuni kui ka nagu ettevõtjateni, aga ma arvan, palju on ikkagi sellist nagu õhinapõhist, nagu see Eesti nagu selline väike keskmine ettevõtlus on niisugune õhinapõhisus on ju, et kõik see kuidagi nagu ikka ei osata nagu selle peale veel mõelda, et see on nagu selles mõttes nagu ääretult huvitav, et raamatupidamine näiteks tuleb ju kohe meelde. Nii kui hakkad ettevõtet looma ja tead, et ma pean arveid esitama, siis ma kohe, et okei, ma ise raamatu võib-olla numbrites päris tugev ei olnud, teatud juhtudel inimene on muidugi, aga kui sa saad aru, et okei, ma ei ole, ma ei jaga sellest väga hästi, siis see nagu, et nagu palgata raamatupidaja, see tuleb kohe meelde. Ja ma ei taha öelda, et iga väike ettevõtja peab omale andmekaitse spetsialistina palkama, et olenebki, mis tema töö nagu ja see andmetöötluse maht ja sisu on, aga võtta kas või see tund või 2 siis mõnelt õigusnõustajalt, et ta vaataks nagu protsesside alguses need asjad üle, et tegelikult see võiks saada nagu sellise kultuuri osaks ja hügieeni osaks ettevõtluses. Ilmselt võib-olla teeb endale väikse ettevõtte väga palju ettevõtted, ei teagi, mis ta üldse peab tegema, et andmekaitse osas. See saab aru, et raamatupidamise aruanded peab esitama, te iga õnneks, aga ma ei tea, te vist ei küsi, eks ju. Kõikidelt ettevõtetel igakuised aruanded, kuidas te andmekaitsega lood on. Kuidas ta käitub siis? Kuidas üks korralikult käituda tahtev ettevõte peaks tegema? No, eks tegelikult tänapäeval on ju väga lihtsaid võimalusi, alusta juba sellest, et guugelda. Et meil on kodulehel näiteks väga palju materjal olemas, on ju. Ja mul see ongi liiga palju, et hakkad seal guugeldama seda materjali tuleb nii palju välja, et sa ei viitsi. Siis on AI, vaata, aitab. See selekteerib ilusti ära. Et sa ei viitsi sellest. Et ühesõnaga, tegelikult selle niidi otsa saab sealt väga kenasti nagu kätte, on ju. Ja loomulikult, meie ei saa järelevalveasutusena aidata selles mõttes nagu ettevõtjale abi kätte, et aidata tal neid protsesse üles ehitada, on ju. Aga kui ta on juba kuhugi jõudnud, et selle õigusnõustaja üles, täpselt see sama, et kui ta tunneb, et okei, ma tean, et ma pean mingisuguseid, ma arvan, et see teadmine ikka ettevõtjal ka, kui sa vähegi kliendi andmeid juba töötad, on olemas, et ma pean mingisuguse privaatsustingimused nagu looma, et ma pean, aga tihtipeale mulle tundub, võib-olla ma teen liiga, aga peetakse seda lihtsalt nagu siukeseks nagu kohustuslikuks linnukese täitmist, guugeldatakse seda, vahetatakse nimed ära, aga ei mõelda päriselt läbi neid protsesse, mida siis andmetöötlusprotsesse, mida tegema hakatakse. Et see on võib-olla see nagu alguspunkt, millest peaks alustama, et tõepoolest, et mul on minu äri tegemiseks
andmeid vaja, noh näiteks mul on kliendid, on ju, milliseid andmeid mul just nimelt selle äri tegemiseks vaja on, kui palju mul neid on ju, nii edasi. Ja sealt peaks hakkama alles siis pärast see dokumentatsioon sinna juurde nagu tulema, on ju. Ja võt, kui sa juba selle protsessiga oled ka kuhugi maale jõudnud, on ju, ja nüüd mul on küsimus, et siis siin me absoluutselt saame ka meie ka nõustada ja peegeldada vastu ja rääkida, et kas ta on õigel teel või mitte õigel teel, et me tõesti ei saa, et inimene tuleb meie juurde, ma ei tea, kust otsast, no jaa, muidugi me saame siis ka öelda, kus otsast alustama peab, on ju, aga me ei saa nagu öelda talle, et ja palun, siin on dokumendid, aga 2 aasta pärast me tuleme kontrollime, kas need dokumendid on õiged, et seda me teha ei saa, on ju. Et aga selles mõttes, et need teeotsad kätte anda või siis, kui ta on kuhugi juba jõudnud, siis nagu sellist nagu vastu reflekteerida, et kas ta on õigel teel või ei ole, seda saab. Kas mingid valdkonnad on, kus neid probleeme kõige rohkem on, et millega kõige rohkem peab tegelema? Mis viimasel ajal, kas see on muutunud ka ajas või? See aastat 25-2006, missugust laadi ettevõtted pakuvad andmekaitsele kõige rohkem huvi? Ja selles mõttes, et ajas muutub hästi palju need küsimused või vähemalt mis siis meile nagu tulevad. Ütleme, et meil on nagu sellised legendaarsed valdkonnad, ütleme siis nii, on ju, mis meile iga aasta tööd annavad, aga need ei olegi võib-olla siis nagu niivõrd ettevõtluse poole pealt, vaid on sellised üksikisikuste vahelised naginad, on ju, ikka vana hea sotsiaalmeedia, naabrid, muu kõik selline. See on hästi suur hulk, on ju. Mida me oleme nüüd viimasel ajal nagu tähele pannud ja muuseas, kui vaadata üldse eelmist aastat, siis tegelikult selline kaebuste arv oli rekordkõrge eelmine aasta, kuskil üle 30% tõusis, nii et see on ka mingisugune märk. Et ma ilmtingimata ei ütle, et see märk on sellest, et on läinud nagu keskkond halvemaks, vaid pigem ma arvan, et see on sellisest teadlikkuse kasvust pluss siis need ühiskonda raputavad erinevad andmekaitsejuhtumid ja skandaalid, on ju, nii avaliku kui erasektori poole pealt. Aga mida me näeme päris palju on, et see ei olegi nagu sektoriaalne, vaid töösuhted on need, mis näiteks päris palju nagu värvi annavad ja seda nii nagu kaebuste poole pealt, aga kui ka inimestel lihtsalt küsimusi ja eelkõige siis nagu töötajad, et vahel on nagu nii, et tundub, et ettevõtja isegi kui ta selle välise poole nagu saab nagu korda ja selle, mis ta siis oma kliendile peegeldab ja see renomee on hästi oluline, siis nagu see pool jääb ikkagi nagu ajaka, et mis suhe tal siis töötajaga on ja kuidas ta teda nagu hoiab nagu info väljas ja nii edasi. 2 eri poolt. Sotsiaalmeedia, mis te teete siis? Oletame, et kui ma postitan oma Facebooki lehele, et Tuuduru tamm, see oli minu kirjandusliku tegelase nimi seriaalis Tuule peal näma, kus mul oli üks repliik, ma ütlesin tere. Et ma olen teinud sellise suure rolli. See on kirjanduslik nimi, Tuuduru tamm, isikukoodiga see ja see on vana siga. No näiteks isikukoodiga see, aadressiga see ja see on minu meelest suur siga. Ma te postitan selle ja laekub Tuudur Tammeltile siis kaebust ja mõtleb, ma ei ole siga. Ja. Mis te teete siis? Selle konkreetse näite puhul, siis me ütleme, et see on väärtushinnang, seda me ei saa ümber lükata. Nii et ma võin teha seda. Sest see on nagu, kui te pildi ka juurde panete, siis on juba jama lugu. No ma panen pildiga. Ma panen pildi juurde, panen isikukoodi juurde, panen kodus aadressi. Võt see konkreetne, võt see Tuudur Tamm on siga. Tegelikult on nii, et väga hea, et sa selle jutuks võtsid, sellepärast, et nagu ma ütlesin, et eelmine aasta oli kaebuste kasv nagu 30%, on ju. Ja tegelikult on, mis veel eelmist aastat ja väga kindlasti kohe ka seda aastat mõjutab ja hakkab mõjutama, on see, et Euroopa Liidust tuleb hordide viisi õigusakte uusi, mis meie tööd mõjutavad, toovad uusi kohustusi ja nii edasi. Ja see paneb meid sellisesse positsiooni, kus me tegelikult peame väga tugevalt prioritiseerima, millega me üldse tegeleme. Et kahjuks on nii, et iga kaebus, mis meie juurde tuleb, jah, ta selles mõttes, muidugi me vaatame ta läbi, mingi tähelepanu ta saab, aga me igat asja päris kindlasti kohe järele. See on võimatu. Ja, see on lihtsalt võimatu selles mõttes, et siis meid peaks olema, ma ei tea, me peaks olema sama suur kui PPA, ma arvan, aga ka sellel ei ole mõtet, lihtsalt sellepärast, et ma olen alati toonud selle paralleeli, et nagu öeldakse, et või väidetavalt mingid uuringud tõestavad, et laiemad teed ei vähenda liiklusummikuid, et tegelikult siin on sama lugu, et ei ole nii, et mida rohkem on ametnikke, seda vähemaks jääb neid kaebusi ei jää, et see tegelikult nagu veel ühesõnaga,
see prioritiseerimine on nagu ääretult oluline ja sellised küsimused, mis puudutavad siukeseid ongi sotsiaalmeedia postitusi, eraisikute vahelisi vaidlusi ja muu selline, me üldiselt ikkagi suuname inimesi ise neid probleeme lahendama. Ja esmajärjekorras tegelikult ka muul juhul, kui ka küsimus on sul ettevõtjaga, siis tegelikult riigiasutus ei peaks olema kellegi nagu suuvooder või käepikendus, on ju. Et kõigepealt püüa ennast nagu aidata ise, pöördu selle andmetöötaja poole, esita küsimusi, vaata, võib-olla ta tegelikult nagu esiteks kas ta põhjendab sulle ära, mida ja miks ta tegi ja sa oled selle vastusega rahul, või B on see, et ta võib-olla muudabki oma käitumist või teebki midagi teistmoodi, aga kui nüüd on see variant C, et ei esimene ka teine, siis hinda seda, kas on vaja kaevata. Ja selliste nagu sotsiaalmeedia postituste puhul me üldiselt suuname ka siis nagu ise inimest Facebooki poole pöörduma, sealt saab raporteerida ja nii edasi, selle inimesega suhtleme ja nii edasi, sest tegelikult on veel lisaks sellele, et Facebook teadupärast asub oma peakontoriga Iirimaal, et okei, võid meile kaevata, edastame selle Iirimaale ja sa oled seal nagu selles torus ootel umbes 40 aastat. Jah, 2,386,253 on ju. Teine see suur teema, millest sa otsa juba lahti tegid, on see, et ühelt poolt, et andmed avalikuks ei saa, need andmed, millest me ei taha, et avalikuks saavad, et ei satuks kurjadesse, headesse või ükskõik missugustesse kätesse, kuhu me ei taha, et nad võiksid sattuda. Teine pool on see, et nagu töötaja või isiku enda kaitse oma tööandja eest, eks ju, see on ka suur probleem. Mis need probleemid, mis laadi need probleemid on, et ma olen, ütleme, ma ei tea, ma kujutan ise ette, et olen näiteks haiguslehed ja tööandja jääb kahtlema, mis haige sa üldse oled, ma ei näe küll, et sa eriti haigeks, on midagi sellist või mis laadi need probleemid on? Hästi erinevad küll, aga võib täitsa sinnamaani minna, aga väga tugev selline tendents on sellist online jälgimist on ju, töötaja suhtes, on see siis nagu kaamera. Väga raske oleks, ma pean ütlema, et väga raske oleks oma tööd teha, kui kaamerad ei jälgiks. Eks ole, sinul küll. Ma peaks kaebuse esitama tegelikult oma tööandja peale. Mind jälgib 5 kaamerat. Ja millisel õiguslikul alusel, see on ERR, see on veel ju riigiasutus, on ju. Ja kuulab veel pealt ka, see ei ole ainult, et... Kusjuures meie vaatest ongi see helisalvestamine on veel eriti halb lugu. See on halb. Nii et, aga jah, et tõepoolest on ju sinu töös on see äkki aktsepteeritav, on ju, aga kui minu... Ja see on osaliselt, see on mul telesaates, aga kui mul kontoris, ma saan aru, et kui mul kontoris oleks ikkagi kaamera paataks, hommikust õhtuni... Jah, oleks probleem. Ma ei oleks häiritud, ma ei laseks selle sündida, ma arvan. Just. Aga sellised on... Kus need probleemid on? Ja see on hästi levinud. Lisaks siis on ka soov ka arvutis toimuvat liikumist jälgida, on ju. Et seesama, et kas sa ikka teed tööd, kas sa istud seal Delfis jälle, sinu töös võib-olla okei Delfis olla, minu töös võib-olla mitte nii palju, jälle oleneb, eks ole. Aga, et mis sa siis teed? GPS-seadmed, siis on hästi... Mis see GPS-seadmed, eks tööandjal on soov panna inimese külge, aga autode külge. Näiteks igasugust, jällegi, teatud juhtudel võib see väga okei olla, see jälle oleneb on ju olukorrast, et näiteks ma ei tea, kui sa oled logistikaettevõte, loomulikult sa peadki teadma, kus sul see auto parasjagu on ja kullerteenuste puhul ilmselt samamoodi, aga on ka selliseid valdkondi, kus ma tähendan, kus see tegelikult nii nagu hädavajalik ei ole. Ja siis ja veel jälgimise mõttes, ja sellised ka tahaks teada, ongi haigusleht, mis seal täpselt on sisu ja nii edasi, aga mis kõige nagu selles mõttes nagu kurvastavam on see, et kui ka töötaja siis küsib nagu selgitus selle kohta, teatud juhtudel võib sellel olla ju täiesti nagu objektiivne põhjus olemas, on ju, et siis seda ei selgitata ja öeldaksegi, et mis see sinu asi on, et mida see sinu elus muudab, kui sa nüüd tead, et see on nii või naapidi, on ju. Et tegelikult see kohustus on nagu tööandjatel küll, et sa pead ikkagi sa töötled nagu andmeid, ka oma töötajate andmed, et siin on nagu mitu erinevat suhet, et ta on sul on tööandja-töötaja suhe, aga siin andmekaitse mõttes on sul andmetöötleja andmesubjekti, et tal on ikkagi teatavad õigused, on ju. Nii et need on need asjad. On see nagu probleem Eestis? Kas seda tuleb nagu palju ette? On see selline marginaalne või on see pigem lai probleem? See on pigem nagu tõusutrendis, jah, et tegelikult ka kui me vaatame meil statistiliselt eelmist aastat, siis küsimused, mis puudutavad enda õiguste teostamist, on nagu hüppeliselt nagu kasvanud. Et ehk see tähendab siis, et inimesed tunnevad huvi ja nad ei saa neid vastuseid
sealt, kus nad peaksid neid saama. Mis hetke teis mängu tulete? Kuidas inimene saab ennast ise aidata? Ma saan aru, et see põhiprobleem on see, et inimene ei tahaks, aga jätab ütlemata oma tööandjale, et kuule, et ära jälgi mind, eks ju. Et esimeses järjekorras ongi, tegelikult ta peaks tööandjalt selgitusi küsima, vastused saama, kui ta need vastused teda ei rahulda, siis loomulikult saabki meie poole kaebusega pöörduda, ja meie siis saame olenevalt, siis ma ütlen, iga kord me hindame ikkagi seda ka, et kui suur see rikkumine on, kui palju seal nagu mõjutatud isikud on, et seesama siukene triaaž käib meil ka igapäevaselt. Et mõningatel juhtudel me küsime lihtsalt ühekordselt nagu tööandjalt selgitust seda või teist, aga mida me näeme on siiski see, et ega tööandja nagu, või tööandja või töötaja, ega ta naljalt ei julge kaevata ka, et see tihtipeale jääb sinna punkti nagu pidama, et ta küsibki meilt selgitusi ära, me nagu selgitame talle, millised õigused tal on, aga ega ta ei tule kaebusega, et ta pelgab, et tegelikult kuigi me ei pea sugugi seda avaldama nagu tööandjale, et kelle initsiatiivil me selle menetluse nagu alustasime. Kelle õiguste eest te seisate? Inimeste ikkagi ennekõike just. Nii et see on ka võib-olla midagi, mis nagu vahepeal meelest ära läheb. Et inspektsioon, kurat seda teab, et keda te seal täpselt kaitsete. Keda te siis täpselt kaitsete seal? Iga üksikut inimest, ehk siis, et see isikuandmete kaitse on tegelikult osa meie põhiõigustest, eraelu kaitse, mis on siis põhiseadusega kaitstud, nii et tegelikult me tegeleme sellise põhiõiguste kaitsega. No kas vastupidi juhtumid tuleb ka ette, tegelikult võivad olla ju mitte ainult tööandjad ei pruugi ju olla nagu suured huvilised jälgida oma töötaja igasugust liigutust. Vastupidi võib ka olla, pahatahtlikke töötajaid ju tuleb ka ette. Vastupidi juhtumid ka on ka, eks ju. See on nagu hästi huvitav, et selles mõttes see andmekaitse valdkond üldse on nagu ääretult huvitav selles mõtmes, et sa võid ükskõik millise elulise olukorra või ka omavahelise tüli keerata nagu andmekaitse asjaks. Et ehk siis, et ka selliseid võib-olla kiuslikke töötajaid on olemas, et kes on kas siis töölt lahkunud omal soovil või mitte omal soovil, vahet ei olegi, aga näiteks on mingisugune ja siis hakkavad nagu kiusu pärast pommitama erinevate küsimuste ja kaebustega oma tööandjat, ja mis iganes eluvaldkond, sest olgem ausad, andmed ongi igal pool, et alati võid sa selle taandada selle küsimuse andmekaitse küsimustele, et meid on kistud kuni sinnamaani välja, et raamatutest on soovitud oma nime välja saada, filmidest ennast välja saada, minu nime on kasutatud, enam ma ei soovi, et ma oleksin seal, et lihtsalt ainult lase fantaasial lennata, rääkimata igasugustest hooldusõiguse vaidlustest ja millest iganes. Nii et jah, ikkagi see on kahesuunaline tee, jah. Ja meil tuleb oma töövaldkonnast üks väike näide meelde, et koolinoorte laulu- ja tantsupidu oli siin üle-eelmisel või eelmisel aastal. Lähiajal ta oli, et kui me teeme alaealistega intervjuusid, siis me peame mõlema vanema kirjalik nõusolek olema. Nüüd vist on ühe vanema peal üle läinud. Et see on nagu, kuidas seda protsessi siis teha, kui meil koolinoorte laulupidu ja 12 462 noort on ja mõlema vanema kirjalik luba peaks olema enne, kui neid teles näidata, siis kuidas me peaksime käituma siis ka? Õnneks, me peaksime praegu hakkama laias laastus juba 10 aasta pärast toimuma koolinoorte laulu- ja tantsupea tulevaste vanemate nõusolekut juba. Aga veel ei tea, kes kvalifitseeruvad. Et avalikul üritusel üldiselt on ju selline filmimine ja salvestamine, sa nagu võtad selle riski ja teadmise juba, et sa oled avalikul üritusele, sa võid kaamera silma jääda ja nii edasi. Aga mis on küll selles mõttes nagu huvitav pool, et meil on ju selline andmekaitse asjades nõusoleku andmine on kuni 18-aastaseni nagu vanema käes, mis on nagu minu isikliku arvamuse kohast. Võiks natuke alandada seda lävedit, jah? Jaa, et tegelikult see ei ole ju okei, et ma ei tea, 16 aastalt ma võin abielluda, ettevõtte luua, aga vaat seda, kas tõesti ma võin anda intervjuu laulupeol, või siis ma ei tea, klassipildile minna, ikka mu vanem otsustab, et see on tegelikult absurdne, et minu meelest see on küll, kus võiks vanust nagu veidi allapoole tuua, et ja sotsiaalmeedias loetakse ka, kas mul parandamine
1913 on see iga, kus loetakse, et ta nagu võib tegutseda iseseisvalt, eks ju. Et ma arvan, et siukene teismeline võib ikka rahulikult ka intervjuud anda. Et kuigi üldjuhul me ütleme küll, et ja tegelikult küll, et selle, kuidas öelda, et võib-olla siis vanemad võiksid oma lastega nendel teemadel kodus peatuda ja rääkida. Ja kui on see kindel nagu veendumus, et minu laps ei peaks, ja sellel võib olla mingid objektiivsed põhjuseid, miks ei taha näidata oma last seal kuskil ekraani peal, et me arusaadav, jah? Jah, just, et mis iganes seal peres võib olla, siis see sõnum võiks ikkagi nagu lapsele kodunt kaasa minna, sest ilmselt te ikkagi sellest intervjueeritavalt enne nagu küsite, et kas on... Ja jutt ei käinud isegi intervjust, et kui kõik seal laulavad mõne... Ei, see on avalik üritus, seal on üldse teised reeglid, aga mõtlesin, et kui te lähete nagu... Intervjuga arusaadav. Ja, just, et... Läbipaistus, te ütlete ise, et läbipaistus on teie jaoks oluline, see on vastuoluline sõnum ühelt poolt Andmekaitse Inspektsioonilt, ühelt poolt ütlete, et läbipaistvus on teile väga oluline, teisest ütlete, et ärge nagu läbipaistvus ei ole üldse nagu oluline, et ärge andmeid väga läbipaistvaks muuta. Ja läbipaistvus selles, mida meie sellel mõistame ja millest me räägime, on see, et kui sa andmeid töötled, et siis see oleks läbipaistev ja arusaadav. Ehk siis, et kui me ettevõtjate kontekstis räägimegi sellest, et sa kõigepealt oled oma äriprotsessid läbi mõelnud, on sul need andmetöötlused, sa ise saad aru, mida sa kogud, miks sa kogud, mis eesmärgil sa kogud, kaua sa neid kasutad ja seda ka siis oma nii klientidele, töötajatele kui kõigile, kes siis sinuga nagu kokku puutuvad, nagu läbipaistvalt ka selgitad. Ja selle juurde käib ka see, et sa selgitad seda lihtsas keeles ja omakorda puudutab see näiteks ka riiki, et viimasel ajal avaliku sektori poole pealt, mida me näeme, on erinevad õigusaktid ja tegelikult kui riik töötleb andmeid, siis tavaliselt peab see õigus tulema tal kuskilt seadusest, eks ju, ja seal võib olla vist alamatest aktidest, et tal ei ole selle kohta andmekaitse tingimusi, eks ole, et kui politsei nagu kiirust mõõdab ja kaameraga, et siis tal ei ole andmekaitse tingimusi, need õiguslikud alustatud seadusest, et sellest peaks ka nagu aru saama, et mis seal kirjas on, et ka lihtinimene peaks suutma seda nagu lugeda ja mõista, et mis eesmärgil seda tehakse, kaua neid säilitatakse, milliseid andmeid täpselt ja kuidas see piiritletud on. Vaata, kui see politsei sisse tõid, ma just vaatasin 2 päeva tagasi Aktuaalset Kaamerat, politsei tahab on välja töötama sellist lustlikku süsteemi. Et nemad suurima hea meelega lendaksid muud kui droonidega siia sinna maale lindama ja vaataksid, mis seal siis nagu toimub ka liikluses. Et see numbri tuvastussüsteem jäi õnneks nagu ära. Ei, see hakkas tööle uuesti ju. Hakkab ikka tööle või? Ei, see juba töötab. Väga meeldiv. Aga nüüd nad tahavad siis uue süsteemi, et nad tahaks ka droonidega täpselt nagu vaadata, et mis seal liikluses nagu toimub. Ja liikluses ei osale ju mitte ometi ainult autod, eks ju. Kui ma olen jalakäija, siis ma osalen ka liiklus. Nad ütlevad, et nad vaatavad, mis liikluses toimub ja sisuliselt tähendab see seda, nad vaadata ükskõik keda, kes kuhu, millal, kellega kuhu läheb ja mida täpselt teeb. Kust te suhtute sellesse lustlikusse mõttesse? Ja eile teil oli ometi lugu ERR-is sellest, et kuidas drooniga nägid, kuidas karu ärkas talve unest. See on lõbus. Aga tegelikult otsiti taga inimest, eks ole, aga näileti hoopis karu. Karul ei pruugi ka hea tuju olla, karude õigusi me kaitseme viimasel ajal suhteliselt vähem. Jah, et nii nagu minister... Samas ülgeuurija ütles eile jälle, et tema tunneb näiteks ülgeid nägupidi ära. Ja enne me just rääkisime kasside geomeetriast. Ei pea iirist üldse olema. Korralik hülgeuurija tunneb ikkagi hülge nägupidi ära. Kas te võiksite palgata endale korralikud juristid, kes ikkagi andmekaitse rikkuja ära? Ja, just. Aga nüüd, kui naljatamine jätta, siis... Aga päriselt, see idea on õhus, jah? Ja, absoluutselt. Et ühest küljest... Mida me alati ütleme, et kui meie suunal tuleb kriitikat, et andmekaitse takistab nagu innovatsiooni, tehnilise lahenduse ja kõike, me ütleme, et ei takista. Kui te loote õiguslikud alused, mis on piisavalt täpsed, annavad selle selge raami, ülevaate, kõik need samad tingimused, millal politsei võib kasutada, mis ta nendega teeb, et siis tegelikult kõik see on võimalik. Kas see meid rõõmustab, on ise küsimus, aga on see võimalik, ma saan aru. Kui see on korrektselt tehtud, on
see võimalik. Politseil on argumendid olemas, nad ütlevad, et me jälgime, kõik läheb paremaks, kuritegevus kaob ja kuritegevus kaoks peaaegu et nulli, kui panna iga inimese kodudesse ka kaamerad välja. Igale poole paneks droonid ja kaamerad välja ja kuritegevus praktiliselt ei ole. Ja kui oleks, jube lihtne oleks avastada. Miks ta ei võiks seda teha? Vaata, turvaline oleks või tore oleks elada. Et just siin ongi hästi oluline et see siukese ühiskondliku debati nagu pidamine, et kust see piir siis jookseb, kuhu maani me läheme, sest ühest küljest me saamegi ju aru sellest survest, on ju, et vaatame meie demograafilist pilti, on ju, inimesi jääb aina vähemaks, see tähendab ka töötajad, tehnoloogia areneb, on ju, meil on igasugused, minister rääkis tehisintellektist ja see kõik nagu kiirendab ja võimaldab asju nagu kiiremini, lihtsamini ja vähema inimressursiga teha. Aga teisalt ongi siis küsimus selles, et kuhu me selle piiri tõmbame ja mina ju isiklikult võiksin öelda ja tahta, et see võib-olla sellise keskmise inimese nagu siukest privaatsustunnetust nagu ületab, et droonid kogu aeg mööda tänavaid ringi lendavad ja jälgivad, on ju. Aga teisalt ma arvan, et see on selline, et see ongi see koht, mida me tegelikult päris paljudes muudes küsimustes oleme ka soovinud, et see seadusandja ehk siis see Riigikogu on ju ka sellised asjad siis päriselt ka läbi arrutaks. Et viimasel ajal sealt nagu siukest väga sisukat debatti ei tule, on ju. Kuigi see on see koht, mis on nagu... Pead minema ka nõudliku näoga siin ukse peale seisma ja et nad tuleks ja peab meelde, et millega nad ka võiksid tegeleda. Jah, et see on läbilõige ühiskonnast ja meie esindajad, et nemad peaksidki selle debati nagu läbi pidama ja leidma siis selle, et mis on see ühiskondlik tasakaal, kuhu maale me läheme oma tehnoloogia kasutamise ja arenguga ja kus me siis nagu piiri tõmbame. Ma mõtlesin, et meil on minut aega nüüd eelmise aasta kokkuvõtte ja tulevikuplaanide peale, aga nüüd sai see minut läbi, nüüd meil ei olegi seda minutit. Nii et nüüd on alla minuti, eks ju, aega. Alla minuti on aega sul vastata küsimus, 2 küsimust on ka tulnud. Väga hea. Selle kõigepealt on alla minuti aega, et kuidas eelmine aasta läks ja mis tulevik toob, aga selle, mis tulevik toob, siis ma saan seostada selle küsimuse, et kõigega korraga tegelda ei saa, aga millised on AKI jaoks sel aastal olulisemad teemad või fookusvaldkonnad, millega kindlasti esmakorraks tegeldakse. See ongi nagu see tuleviku vaadega, see on juba siin seotud. Just. Et nii nagu põgusalt mainisin, siis järgmist aastat meid kindlasti nagu väga tugevalt mõjutab nende siis uute Euroopa Liidu õigusaktide nagu tulek või nad on juba kohal, nad on ju kehtivad, on ju Eesti siseriiklikku õigust lihtsalt veel ei ole, AI määrus kindlasti ja muud, et ehk siis, et sinna tuleb tugevalt fookust panna, see üles ehitada, meil on päris suur surve ka uutele kompetentsidele, aga kui nüüd valdkondi rääkida, siis väike keskmised ettevõtjad, nii nagu see konverents on nagu see, kuhu me vähemalt oma ennetuse, koolituse, selle nõustamispoole tahame väga tugevalt suunata. Ja järelevalve poole pealt on meil, oleme selle võtnud sellise katusteema alla nagu haavatavad ühiskonnagrupid, sinna jälle käivad siis kõik nagu lapsed, sotsiaalvaldkond, tervishoid ja siis ka hariduspool, need on nagu sellised olulised teemad meile. Me siis eelmist aastat ei jõua praegu kokku võtta, aga meil tuleb tegelikult paneel ja see on enam-vähem sama teema. Me seal saame sellest teemast rääkida, kuidas siis aastad läinud, mida te menetlesid ja missugune konkreetsed juhtumid on. Sellest me jõuame siin tegelikult rääkida ja selle eelmise aasta kokkuvõtte teha. Siin on üks küsimus veel ja ma võin ise sellele vastata ka. Ma oskan vastata. Küsib inimene, kas te näete ettevõtjat eeskätt kui partnerit või kui menetlusalust? Nagu see küsija saab ju aru. Oleneb olukorrast. Aga tegelikult me oleme päris palju suunanud ikkagi oma tegevust ja jõudu ka sinna, nii palju kui selles väikeses organisatsioonis on seda jõudu, aga siiski nagu ka strateegiliselt võtnud enda jaoks oluliseks, et me teeme koostööd, et me nõustame, et me koolitame, et me oleme olemas ka toeks, et mitte ainult oma järelevalve poolega, mis on ka meie väga suur ülesanne ja roll aga kui ka seda isikuandmete kaitse üldmäärust vaadata, siis meie ülesandeid loetledes siis üks esimesi on hoopis tükkis ühiskonna teadlikkuse kasvatamine, nii et see on väga oluline ülesanne meile. Ja kui korraks tulla selle juurde, kuidas meil eelmine aasta läks, siis väikene siuke reklaamiminut ka, et 31. märtsil tuleb meie aastaraamat välja, nii et olge valvel. See on eriti paks, ma saan aru, jah? Ei, ma arvan, et ta on samas paksus nagu iga, aga jah, et siis me võtame seal ka kenasti need teemad kokku, et mis eelmine aasta olid olulised ja konkreetsemad kaasused ka. Suur aitäh, Pilja Leis! Aitäh!